Küttesüsteemide hooldusest oleme Nurgakivi saates rääkinud erinevatel ajahetkedel päris palju. Ja seda sellepärast, et see on oluline teema. Erinevates piirkondades on vee kvaliteet erinev ja inimesed tihtilugu ei teagi, mis nende vee kvaliteet on. Vee kvaliteedist aga sõltub teie küttesüsteemi toimivus, efektiivsus ja eluiga. Täna oleme me koha peal ühel objektil, kus käibki küttesüsteemi hooldus ja siinsamas on hea võimalus küsida, mida me teeme, miks me teeme ja mis tulemust me ootame. Ma küsin sissejuhatuseks kohe, et miks seda hooldust teha, eriti kui me räägime siin objektist, mis tegelikult on ainult 3 aastat vana. No sellegi poolest, nagu sa enne just ütlesid, et ega me ju ei tea täpselt, mis veega siin on see süsteem täidetud. Suure tõenäosusega tavalise trassi veega, mis siit kaevust tuleb. Ja kui seal on mineraalid sees ja soolad ja kõrge elektrijuhtivus, siis see just ongi see, mis tekitab korrosiooni tihtilugu vähem kui 3 aastaga. Mida see korrosioon teeb? Miks me seda kardame? Miks me seda eemaldada tahame? Korrosioon on selline asi, mis hakkab ladestuma toru siseseintele ja tsirkulatsioonipumba labadele ja igale poole küttesüsteemi sisse. Lisaks ka soojusvahetite sisekülgedele. See tähendab seda kohe, et energiavahetus ju on nii-öelda isoleeritud ja läheb palju rohkem vaja energiat, et sama soe kätte saada. Ehk et siis, kui vanasti meil süsteemid töötasid ja olid väga robustsed ja töötasid igas keskkonnas, siis täna ju kõik tootjad ökonoomitavad, teevad oma pumpasid väiksemaks, ökonoomsemaks, aga need kõik on ka palju kapriissemad siis selle võrra korrosioonile. Mu üks küsimus oleks see, et kui tihti sellist hooldust tegema peaks, aga see vist nüüd sõltub sellest, kuidas on süsteem üles ehitatud ja sellest, mida teie olete süsteemiga teinud. Jah, kui nüüd päris algusest alustada, siis tegelikult sõltub sellest, et kas uus süsteem on täidetud selle õige demineraliseeritud veega või mitte. Kui ta juba on täidetud ja pH on paigas, see tähendab, et küttevesi vastab standardile VDI 2035, siis suure tõenäosusega ei ole aastaid ja aastaid vaja küttevee pärast muretseda. Kui on juba vanem süsteem, mida me täna siin hakkame ka läbi pesema, siis ikkagi soovitame alati selle läbipesu kõigepealt ära teha ja siis alles selle küttevee demineraliseerida. No, et kui korrektne olla, siis see ei ole vana süsteem, siin lihtsalt algusest peale polnud õiget vett sees. Ja seda küll, aga me nimetame seda ikkagi töös olnud süsteemiks nii-öelda, jah. Aga kui me oleme ta läbi pesnud ja saanud puhtaks, täitnud õige veega, saanud pH paika, siis me väidame ka, et 10 aastat on kütteveega muretu. No miks me täna oleme ka objektil on mõnes mõttes see, et näidata, et maja omanikule tegelikult ei tähenda see mingit tohutut remonti see hooldus, vaid see on lihtne protseduur. Absoluutselt, sellepärast, et me oleme oma seadmetega ikkagi soojas ilmes või katlaruumis, kuidas parasjagu ehitatud on. Ja siis, kui on maja peal laiali radiaatorid või kollektorid, siis seal käib tehnik neid lihtsalt avamas ja sulgemas, sellepärast, et näiteks põrandakollektorid me peseme läbi kontuurhaaval. Kõik kontuurid paneme kinni, ükshaaval peseme läbi, et see efektiivsus oleks ikkagi kõige suurem. Ehk siis tegelikkuses, kui teie lahkute, kõik on puhas ja korras, mingit lisatööd see ei tekita kellegile? Ei, absoluutselt mitte. See protsess, see töö ise, kas see on väga aeganõudev, nüüd tuleb planeerida selleks mitu päeva või on jällegi kõik jääb lihtsasti? No me julgeme ise ennast pidada juba ikkagi natuke kogenuks sellel turul ja me arvan, et meie jaoks ta käib pigem lihtsasti. Loomulikult, kõik süsteemid on erinevad, on ehitatud erinevate komponentidega ja tihtilugu tulebki ette valmistada võib-olla ka erinevalt ja see võtab aega. Aga iseenesest keskmise majapidamise me suudame ära pesta 1 tööpäeva jooksul 2 tehnikuga. No siin objektil üks asi, mis minul silma jäi ja võib-olla natukene korra hirmutas, oli see, et läksite kääridega lausa torusüsteemi kallale. Miks te siin nii-öelda sisselõiket tegite süsteemi ja võiks ju arvata, et te lihtsalt tulete ja puhastate süsteemi? Jaa, see on tõsi, aga meil on kuidagi vaja saada süsteemi nii-öelda ligi. Aastaid tagasi ehitatud süsteemid ei ole sellised, kuhu on pandud niinimetatud teenindusotsi ja teeninduskraane. Ja meil on vaja kusagilt süsteemi sisse lasta puhas vesi ja välja saada sisse vana must vesi. Ja selle jaoks me teemegi sisselõiked küttetrassile, paneme sinna teeninduskraanid, mis siis jäävadki süsteemi külge ja selle kaudu siis me toimetame läbipesu, toimetame küttevee töötluse ja need jäävadki edaspidiseks ka, et mis iganes on vaja küttesüsteemiga teha, on alati teenindusotsad olemas. Räägime nüüd sellest töö tulemusest, et kui teie lahkute, mis on muutunud? Ma saan aru, et te tegelikult paigaldate siia ka veel mingi lisafiltri ja lisaks sellele on muutunud see, mis seal torudes toimub. Jaa, no kõigepealt läbipesu käigus me ikkagi tahame saada lahti võimalikult palju sellest mustusest, mis on sinna toruseintele ja igale poole süsteemi sisse nii-öelda settinud. Nagu me ütleme alati loomulikult, kui on juba töös olnud süsteem, me ei saa neid torus enam täitsa haljaks ega puhtaks. Aga kõik see, mida õhuimpulsid ja voolav vesi toob ära, selle me saame lahti ja järelikult see, mis toruseinte küljes on, see enam liikuma sealt ei hakka ka. Ja siis, kui süsteem on täidetud selle õige standardile vastava veega, siis sellepärast me paigaldame ka järeltäite filtri.
see on siis sellepärast, et kui tulevikus mingil põhjusel on vaja küttesüsteemi rõhku juurde lasta, siis enam ei satu süsteemi tavaline vesi, vaid käib läbi selle väikse filtri, mis siis töötleb vee juba koheselt ära, et süsteemis oleks kogu aeg see nõuetele vastav vesi. No ma saan aru, et kui nüüd nii-öelda õige vesi on küttesüsteemi lastud, siis nagu sa mainisid, siis aastaid võiks olla mureta. Mida maja omanik teadma peab, mida ta peab jälgima, kuidas ta teab, et nüüd oleks jälle aeg reageerida ja teie poole pöörduda, et uuesti midagi hooldada või korrigeerida? No nii nagu alati küttesüsteemidel on mõistlik teha korra aastas sellist profülaktilist hooldust, nii ka pärast meie läbipesu me soovitame seda alati teha. Et kui tehnikud tulevad, nad alati võtavad lahti mudafiltrid ja selle järgi juba saab aru, mis nägu see küttevesi on, kas on olnud mingeid muutuseid. Me käime ka ise aeg-ajalt objektidel, võtame ka kütteveeproove, et näha, kui on eriti vanad süsteemid, kus on palju metallpinda. Me mõõdame uuesti üle elektrijuhtevuse, kui vaja, minnime uuesti selle vee üle. Korraline hooldus korra aastas on põhiline see, mis annab siis infot selle kohta, kuidas see küttevesi on käitunud ja mis temaga on muutunud. No korralise hooldusega ilmselt tuleb Castelo appi. Ja absoluutselt, loomulikult oma klientidele me tuleme alati 2 käega vastu. Ma alati küsin selliste teenuste pakkujate käest seda, et kas maja omaniku ülesanne on nüüd kõik need asjad meeles pidada või on teil ka mõni kaval andmebaas ja tuletate ise kliendile meelde, et kuule, oleks aeg, et me tuleme külla? Ja loomulikult, ega tänapäeva majapidamistes on neid asju nii palju, mida peaks üks peremees või perenaine meeles pidama, nii et loomulikult meil on oma tööde andmebaas, kuhu lähevad kõik kliendi andmed, teostatud tööd, kuupäevad, kontaktid kõik ja me saame selle alusel alati kliendiga ühendust võtta, anda soovitusi, millal siis teha hooldust või kontrollida või ülemõõtmisi teha. Kui me oma igapäevaelus oleme harjunud sellega, et auto vajab regulaarset hooldust, siis võib-olla vähem mõtleme selle peale, et ka kogu majapidamine, eriti eramajade puhul, tahab hooldust. Mina soovitan siinkohal leida endale head partnerid, kes hoolitsevad selle eest, et sul ei ununeks ära, et sinu tehnilist poolt majapidamises tuleb hooldada ja see tehakse sinu eest tegelikult väga mugavalt ära.